Tere tulemast 3D kogudusse. Praegusel hetkel me oleme siis siin Nuutsakul, nii et see on väga kaugel Tallinnast ja Tartust. Aga miks see place on oluline on sellepärast, et juba 28. juulil me oleme siin terve kogudusega võimaluste festivalil, mis on tõenäoliselt suve kõige ägedam üritus, mis üldse tuleb. Nii et ma loodan, et sa leiad aega, et tulla siia tõenäoliselt Eesti top 3 kõige ilusama nagu loodusega asukohta. Nii et võimaluste festival 28–30 juuli jätta meelde. Igatahes täna on siis käes pühapäev, kus me alustame 3D koguduses uuesti meie DNA seeriaga, kus me räägime sellest, kes me tegelikult 3D koguduses oleme, mis on see identiteet, mis Jumal on meile andnud. Ja nii nagu inimese puhul tegelikult siis 99,5% meie DNA-st on üks ja sama. Kuigi me näeme niivõrd erinevalt välja, siis see 0,5% sellest DNA-st, mis teeb meid eriliseks, ongi nii väike osa, mis samamoodi minu meelest on ka koguduste puhul, kus enamik meie kogudusi, kui me võrdleme üle Eesti, üle maailma, siis kogudustel on sama tõde. Me usume seda sama piiblit, me räägime sellest samast Jeesusest, aga mingisugune väike unikaalne asi või väike protsent, mis teeb iga kogudus eriliseks. Ja järgmised 2 nädalal ja tänasel pühapäeval me tahamegi just nendest asjadest rääkida. Ja selles mõttes mul on hästi hea meel, kui sa oled otsustanud tulla siia teenistusele ja sa isiklikult ei tunne veel Jeesust. Et see on nagu, me tähistame seda, me plaksutame selle pärast, sest ma usun isiklikult tõesti, et see on üks parimaid pühapäevi, kus sa saad üldse kohal olla 3D koguduses. Ja ma loodan südames seda, et lisaks sellele, et sa saad aru sellest, et kes me oleme 3D kogudusena, sa saad tegelikult aru ka, mis on kristluse üleüldine tuum, mis on nagu kristluse point. Ja ma loodan tõesti, et täna võib olla ka sinu jaoks tegelikult mingi elu muutuse päev, kus Jumal muudab su elu ja tõesti midagi saab uueks sinu elus täna. Aga võib-olla sa oled 3D koguduses käinud juba kuid ja võib-olla kauemgi veel ja võib-olla sa oled kuskilt teisest kogudusest, võib-olla sa lihtsalt pole suutnud otsustada, kas 3D kogudus on sinu kogudus. Sinu jaoks, ma arvan, see samamoodi väga ägedad järgmised 3 pühapäeva, sest sa saad täpselt selgeks, kes me 3D kogus oleme ja kas sa tahad rohkem meiega tegemist teha või mitte. Nii et meie igatahes nagu väljendame seda, kes me DNA oleme. Ja kõikidel teile, kes olete 3D koguduses, siis meil on samamoodi hullult äge, et me saame sellel tegelikult teenistusel olla, sest me uuesti meenutame seda, kes me oleme. Me uuesti vaatame peeglisse, me vaatame, kas see, kelleks Jumal on meid tegelikult loonud, kas see on see sama identiteet, kes meil täna ka meist välja peegeldub või me peame mingisuguseid korrektuure enda elus tegema. Need igal juhul tuleb äge pühapäev, tuleb äge jutlus, ma loodan, et Jumal saab kuidagi kõnetada sind ja ma tahaksingi sisuliselt rääkida siis meie 12 DNA väärtusest ja täna sellel esimesel pühapäeval, siis ma räägiksin 4. Nii et alustame. Esimene nendest on selline põhiväärtus või nagu lause, mida me oleme kasutanud, ehk siis tule nagu oled. Tule nagu oled. Kas pole mitte ilus fraas, mida uskuda on ju? Nagu ilus asi, mida öelda inimestele, tule nagu oled. Ja me oleme, ma arvan, kasutanud seda hästi palju selles võtmes, me tahame, et inimesed saaksid tulla kogudusse täpselt sellise, nagu nad on, ükskõik, mis nad usuvad, mis nad teinud on ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja see on hästi ilus lause, mida tegelikult öelda on ju. Selles mõttes, et tule kogudusse nii, nagu sa oled. Ja teate, teine asi on seda sama lauset tõsiselt ka välja elada. Mäletan umbes mingi 2-3 aastat tagasi, tegelikult see oli 2012 jaanuari esimene teenistus, ma mäletan päris hästi seda, siis just pühapäev enne seda jõulutäeg oli üks selline vanem naisterahvas, oli saanud kristlaseks, oli teinud enda otsuse järgneda Jeesusele. Ja tema oli nagu selles mõttes hästi nagu tore tädi, ma ei mäleta ta nime isegi praegusel hetkel, aga ta otsustas siis jaanuaris tulla ka nagu teenistusele. Ja just ma olin valmistamas ette sellist kõne, mis oli suunatud hästi spetsiifiliselt meestele ja ma mõtlesin, et teen natuke karmimalt ja nagu räägin nagu tõesti, mis tähendab mehelikkus. Ja siis ma alustan nende jutlusega ja siis ühel hetkel nagu täiesti kuskilt lambist nagu sajab sisse see sama naine, kes oli just saanud kristlaseks ja keda me julgustasime nii väga, tule uuesti kogudusse ja vaata, Jumal hakkab su elus midagi tegema. Siis ta tuli teenistusele keset minu jutlust kuskil kõige tõsisema koha peal ja siis ta oli purjus. Nagu sõna otseses mõttes tuli purjus, ta oli joonud. Ja siis ta karjus, Liina! Ja see oli üks tüdruk, kes meie koguduses täna elab Rootsis. Ja ta otsis seda Liinat üles ja siis nagu ma üritan samal ajal jutlustada ja nagu mõtlen nende peas, nagu kuidas ma pean olema nagu konkreetne nendele meestele rääkima ja siis nagu üritan seda sama nagu naist adresseerida, et kuule, et ole vaikselt ja teised üritavad teda kuidagi nagu maha rahustada. Ja ma mäletan, et nagu kuidagi sai see jutlus peetud ja ta
karjus nagu veel või sealt küsis ja ta ütles, et laske mul oma pastorit kuulata ja nii edasi. Aga see kõik pani mind mõtlema selles, et nii lihtne on uskuda seda fraasi tule nagu oled, nii kaua, kui see esitab sinule mingisugused väljakutsed. Nii kaua, kui see paneb sind endasse kuidagi natukene ebamugavasse olukorda. Sest meil oleks nii lihtne öelda 3D kogusena ka, et tulge kõik siia nii kaua, kui te põhimõtteliselt meid ei sega. Aga tegelikult see tule nagu ole väärtus läheb veelgi kaugemale, kus me peame nagu võtma inimesed vastu tõeliselt sellised, nagu ta on, isegi kui see tähendab mingisugust ebamugavust meie jaoks. Ja praegusel hetkel, kui me vaatame ühiskonnas ringi, siis hea näide minu arust see sama paguluste teema, mis tekitab nii palju kirgi erinevates inimestes, et ühest küljest küll need läänelikud Euroopa väärtused, mida nii hullult peale surutakse Eestile, kus öeldakse, et jah, et me tahame ju võtta vastu kõik inimesed, aga kui see reaalselt hakkab puudutama meid kui eestlasi, ja võib-olla me peame vastu võtma mingisuguseid inimesi, kes võib-olla osadele inimestele tunduvad nagu sellised, et ma ei tea, mis nad teevad, siis see muutub kohe niivõrd ebamugavaks. Aga mina usun sellest hoolimata, eriti kui me oleme kristlased, siis me peame tegema need uksed lahti koguduses, me peame näitama eeskuju, kuidas me võtame inimesi tegelikult vastu nii, nagu nad on. Ja pealegi selle kauba, kui sa mõtled selle peale, et sa tahad tegelikult luua sellist kultuuri, sa tahad luua, et 3D koguduses tõesti inimesed tunneks, nad saavad tulla nii, nagu ta on. See ma annan sulle kõige parem asja, mida saad üldse teha või proovida. Kui sa tahad luua koguduses tule nagu ole kultuuri, siis sa pead ise tulema nii, nagu sa ise tegelikult oled. Ja tead, see on päris raske, ausalt. Väga raske on ise tulla nii, nagu me oleme. Teistel on tegelikult väga lihtne öelda, tulge teie nagu olete, te räägite muredest, olge avatud, me ei mõista teid hukka, nii edasi, aga tulla ise lagedale sellise, nagu me oleme, see on alati ebamugav. See on alati ebamugav. Aga uske mind, inimesed järgivad eeskujusi palju rohkem, kui nad järgivad ettekirjutusi. Ja sellepärast just ongi see, et kui me ise teeme enda elud lahti ja me oleme 3D kogus nii palju näinud, kui me ise räägime sellest, mida Jumal meie elus teeb ja vahest on need rasked asjad, siis on need hetked murrangulised momendid, kus me oleme näinud koguduses kõige rohkem inimeste elus muutumas, kus inimesed julgevad samamoodi iseennast avada. Ja ma mäletan, et vahest nagu inimesed on öelnud, et me peame võib-olla looma nagu paremaid keskkondi ja siis on nagu inimestel lihtsam tulla. Ja teate, ma ütlen, me peame lihtsalt iseenda elud lahti tegema ja see ebamugavaks jääb iseenda avamine alati. Ma mäletan, kui ma olin ühes suhtes olnud mõningad nagu aastad tagasi ja see ebaõnnestus totaalselt ja ma olin nagu ebaõnnestunud nagu samamoodi seksuaalses mõttes astunud üle teatud piiridest. Ja ma mäletan, et ma tahtsin nagu sellest kuidagi nagu rääkida ja jagada ja niimoodi, mis õppetunde mina olin saanud. Aga teate, see oli niivõrd ebamugav. See oli totaalselt ebamugav. Ma mäletan, kui mu isa ja mu õde olid ühes seminaril kuulamas, kuidas mina ja mu abikaasa Maali tänasel päeval, kuidas me jagasin enda minevikust, siis see oli alati ebamugav. Ükskõik kui palju ma tahtsin, ükskõik kui hea see keskkond oli, see alati nõudis nagu minult enda ületamist, kus ma pidin iseennast avama. Aga ma tegin seda sellest hoolimata, sest ma teadsin seda, et need inimesed tegelikult, kes on sinna kokku tulnud, see võib kuidagi neid aidata, neid omakorda avada, nendel võidelda enda võitlusi, mis iganes neil oleks, siis need võitlused. Ja see on see, ma usun ka, mida Jumal meid tegelikult ootab, et me teeksime enda elu uksed lahti, me oleksime tegelikult kogudusena avatud, me oleksime enda eludena avatud ja siis tegelikult Jumal saab ka meie eludes mingeid suuri asju teha. Ja pealekauba nagunii, Jumal tegelikult teab, mis meie elus toimub. Jumal teab igat väiksematki detaili, mis sina või mina kunagi oleme teinud. Meil ei ole tegelikult mitte midagi varjata tema eest, ta teab kõike, mis me oleme teinud. Ja selles mõttes me peaksimegi tundma juba iseenesest nagu sellist nagu rahu sellest. Jeesus, kui ta oli siin maa peal, siis ta ütles niimoodi Luuka evangeeliumi 12. peatükis. Ta ütles niimoodi, et ei ole midagi varjatud, mis ei tuleks ilmsiks, ega peidetud, mida ei saadaks teada. Sellepärast kõik, mida te ütlete pimedas, saab kuuldavaks valges ja mida te üksteisele kõrvas osistate kambrites, seda kuulutatakse katuselt. Jeesus ütles seda ka, et tegelikult kõik nagunii tuleb välja, mis me elus on. Ja selles mõttes, miks mitte siis juba ise luua seda kultuuri, kus me olemegi avatud ja me olemegi nagu reaalsed autentsed, et me ei teeskle kedagi muud, me ei pane mingid maski ette, vaid me tegelikult nagu oleme nii Jumala ees nagu nii avatud ja tegelikult ka teiste inimeste ees ja näeme, kuidas läbi selle meie kogudus võib saada nagu selliseks, kus me loome kultuuri, kus inimesed tulevad ja tõesti nad kogevad seda armastust, nad kogevad seda, et nad on oodatud meie keskele. Nii et selle esimene põhiväärtus, tule nagu oled. Järgmine põhiväärtus, mis 3D kogudusel on see, et parim sõnum väärib parimat esitlust.
ja see on asi, mis me 3D koguduses väga selgelt usume, see haakub väga hästi ka tegelikult tule nagu ole kultuuriga. Sellepärast, et seesama sõnum, see kristlik sõnum, mis on nii muutumatu, unikaalne, tegelikult see peab jõudma inimestele nii, et nad sellest aru saavad. Ma mäletan, et ma olin mõned kuud tagasi sellises olukorras, kus üks keskealine õde ja vend palusid mult, et ma mataksin nende isa ja viiksin need matused nagu läbi. Ja see oli minu jaoks selline moment, kus ma mõtlesin, et vau, et mul on tõesti nagu võib-olla võimalik aidata inimesi ja ma tahan aidata neid ja ma otsustasin, et okei, ma olen valmis seda tegema. Ja siis nad tulid minu ja Maali, minu abikaasa juurde siis koju ja me rääkisime, istusime ja ma üritasin nagu lohutada kuidagi neid või lihtsalt nagu rääkida läbi, mis siis täpselt see matus, milline see välja peaks nägema. Ja minu üllatuseks oli see, et nad lisaks sellele, nad ootasid, ma matan nende isa, et ma räägiksin natukene ka, nagu kes ta oli, milline inimene ta oli ja natukene nagu lugusid temast. Ja siis sisuliselt nagu, mul oli põhimõtteliselt pool päeva aega, nad saatsid eluloo kirjelduse ja kokkuvõttes tekkis selline situatsioon selles matusel, et mina, olles siis ainuke inimene, kes seda inimest, kes oli surnud, ei tundnud, rääkisin kõigile teistele inimestele, kes tundsid teda, milline inimene ta oli. Ja see oli nagu selline nagu kentsakas nagu situatsioon, kus ma pidin rääkima kelleski, keda ma isiklikult ei tundnud. Ja ma mõtlesin pärast, kui ma sõitsin minema sellest matuselt ja inimesed olid tegelikult väga õnnelikud, nad tänasid, ma mõtlesin, et see on nii tihti sarnane nagu Kristuse puhul. Et kui me tegelikult ei tunne Jeesus Kristust isiklikult, kuidas me saame temast midagi rääkida, kuidas me saame nagu tuua esile, kes ta tegelikult on. Ja selleks, et parim sõnum jõuaks tegelikult inimesteni, me esmalt peame saama aru, mis asi see parim sõnum on. Me peame õppima tundma tegelikult ka, kes on Jeesus Kristus. Ja võib-olla sina ei tea täna seda üldse, kes Jeesus on. Ja tead, ma tahan sulle lihtsalt lugeda Piiblist. Ja Johannese ilmutuse 3. peatükis 20. salmis ütleb Jeesus siis ise. Ja kuula, Jeesus ütleb niimoodi, näe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Jeesus sisuliselt ütleb seda, et ta tegelikult otsibki kontakti sinuga. Jeesus tegelikult koputab ukse taga, meie südame ukse taga kogu aeg ütleb, et ma tahan sisse tulla, ma tahan tulla sinuga, ma tahan olla su sõber, ma tahan olla sinu elus ja sa pead lihtsalt tegema selle ukse lahti ja see ongi kõik. Ja tead, Jeesus Kristus Jumala pojana tegelikult 2000 aastat tagasi tuli siia maa peale, kujutad ette, maa peale, Jumal tuleb maa peale inimese kujul ja ta tegelikult tuligi väga spetsiifilise, väga selge eesmärgiga, tuli sinu pärast siia. Sellepärast, et sa võiksid saada tundma teda kui enda isiklikku sõpra, kui enda isiklikku kuningat, kui enda isiklikku päästjat. Ja 1. Peetruse 2. peatüki 24. salmis sisuliselt võtab kokku selle, mida Jeesus siis tegi minu ja sinu eest. See ütleb niimoodi, et ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele, tema vermete varal te olete saanud terveks. Sisuliselt, mis see tähendab, on see, et Jeesus tuli siis maa peale ja ta läks minu ja sinu eksimuste eest ristile. Ta maksis meie eksimused, meie patud, meie süü kinni. Ja võib-olla sa mõtled, et sa oled elanud perfektselt ja täiuslikult ja tead, võib-olla sa iseenda standardite järgi oledki elanud täiuslikult. Aga kui me võtame universumi looja, kui me võtame universumi kuninga, selle Jumala, kes on loonud kõik, tema standardite järgi sa oled elanud puudulikult. Mina olen elanud samamoodi puudulikult. Ja sellepärast me väärimegi, mitte me tähendab, me ei vääri, vaid me vajame seda, et Jeesus tegelikult teeks meid õigeks Jumalaga. Ja see on see point, miks Jeesus tuli, et me võiks olla sõprus temaga, me võiks olla kontakt loodud temaga ja ta oli nii palju valmis ohverdama. Johannese evangeeliumis 15. peatükis, siin ütleb niimoodi 13. salmis, ei ole suuremat armastust kui see, kui keegi annab elu oma sõprade eest. Ja see oli see, mida Jeesus tegi. Ta armastas meid nii palju, ta andis iseenda elu sinu ja minu eest. Aga 14. salmis ütleb selliselt, et kui teie olete mu sõbrad, seda ütleb Jeesus siis meile. Kui te olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Ja tead, Jeesus on enda sõprust väljendanud meile väga selgelt. Ta on andnud enda elu, ta on teinud midagi kõige suuremat, mida üldse saaks teha. Ta oli valmis minu ja sinu patud kinni maksma, ristile tulles. See oli nagu valus, tal löödi naelad kätest läbi, see oli nagu kohutav. Aga ta oli valmis seda tegema selle jaoks, et meie sinuga võiksime elada. Küsimus on, mida oleme valmis meie tegema, et oma sõprust talle näidata. Ja ma tahan öelda, sul on juba täna tegelikult võimalik Jeesusega nagu luua kontakt.
sul on võimalik juba täna tegelikult luua selline suhe Jeesusega, kus sa saad öelda, et tema on sinu sõber ja sina oled tema sõber. Aga tead, ma tahan sulle rääkida terve selle evangeeliumi, sest see võib tunduda selline nagu niivõrd ilus asi, et jah, Jeesus nagu tuligi taevast alla ja ta päästiski mind ja see ongi nii ilus, kuidagi ma võtan selle evangeeliumi vastu, aga tead, vahel see kristlik sõnum, me oleme teinud selle nagu selliseks, ma ütleks, rasvavabad kummikommid. Rasvavabad kummikommid on see, kuidas me vahest oleme üritanud seda evangeeliumi presenteerida. Ja ma ei tea, kas sa tead rasvavabadest kummikommidest midagi, aga aeg-ajalt, kui ma olen käinud poes, ma vaatan, et paki peal on kirjutatud rasvavabad kummikommid. Ja tead, see on nagu kui ma loen seda, siis see on nagu selline petlik asi. Sellepärast, et loogiline, et jah, kummikommides, enamik kummikommides seal on nagu 0 rasva. Sest seal on puhas suhkur nagu, seal ei saagi olla rasva, aga keegi ei ütle sulle seda, et kui sa sööd neid kummikomme ja ühel hetkel sa nagu ei tee piisavalt füüsiliselt aktiivset nagu koormust, siis see sama suhkur, mis nendes kummikommides on, salvestub su kehas rasvana. Ehk siis on selline nagu petlik sõnum või see on nagu selline poolik tõde, et jah, selles ei ole veel rasva, aga kui sa sööd neid nii palju, siis ühel hetkel see muutub su kehas rasvaks. Ja ma arvan, see on vahest nii, nagu me oleme samamoodi üritanud seda kristlikku sõnumit presenteerida, et rääkida nagu ainult sellest, mis on ilus, ainult sellest, mis on hästi lihtne. See on nagu mingi kingitus, mille me peame vastu võtma. Tegelikult see on palju-palju enamat. Me peame olema valmis sama ise tegema nagu radikaalseid samme, et näidata Jeesusele ka, et me armastame teda. Ühesõnaga point on selles, et Jeesus väärib parimat. Jeesus on andnud meile kõik. Jeesus väärib, et meie annaksime talle kõik, mis meile kuulub. Ehk siis parim sõnum väärib parimat esitlust, see, mida Jeesus tegi. Ja võib-olla Jeesus ühel päeval, selles mõttes, kui ma presenteerin sulle selle tervikliku evangeeliumi, võib-olla ta küsib sult, et kas sa oled valmis loobuma oma karjäärist. Kas sa oled valmis panema maha endasuguse sellise tuleviku unistuse, võib-olla saama kellekski, kelleks sa tegelikult ei ole kujundatud saama universumi looja pealt. Võib-olla sa pead olema valmis loobuma mingisugustest finantsilistest hüvedest. Lihtsalt sellepärast, et järgne nende elus Jeesusele. Võib-olla mingid inimsuhted lähevad sulle maksma. See on see, mis võib juhtuda, kui sa järgned Jeesusele. Sellepärast, et see on see, mis ta ütleb, et kui ma olen valmis tegelikult maksimumi andma, ennast täielikult teostama tema plaani kohaselt, siis selles maises elus võib meile midagi maksu minna. Aga tead, miks ma isiklikult usun, et see on niivõrd tühine selle kõige juures, on sellepärast, et Paulus, üks mees, kes oli samamoodi Jeesuse järgi esimesel sajandil, kes oli kõige rohkem nagu kogudisi rajanud ja kõige radikaalsem elu muutusi läbi elanud. Tema ütleb niimoodi enda kirjas Rooma kogudusele, ütleb niimoodi, et sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimast tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Ja see on see, mida ma isiklikult samamoodi 100% usun, on see, mis on siin nagu raske, mis nõuab meile väljakutsed, ei ole võimeline nagu me ei ole võimeline võrdlema sellega, mida Jumal tahab meile pakkuda, nii muusun sellel maailmas siin, kui pärast seda elu, mis saab meile osaks temaga ühes kuningriigis taevas. Et see on see, mida tegelikult Jumal meile pakub, elu koos temaga. Nii et ärme tee seda evangeeliumi liiga nagu rasvavabaks kummikommideks, aga ärme tee ka seda selliseks nagu nukraks, kurvaks, kus meil ei olegi mingisugused privileegi, inimesed vaatavad me elu peale, vaatavad, et kui see on kristlus, kui see on kristlaks olemis, ma küll ei taha seda, sest vaata, kui õnnetud on. Presenteerime seda nii, nagu see tegelikult ka on. See läheb meile midagi maksma, aga see on seda väärt, sellepärast, et Jeesus Kristus on kõige rohkem väärt. Nii et see on nagu terviklik evangeelium. Ja tead, mis parim esitlus? See on samamoodi, mida me oleme tegelikult kutsutud tegema. Ma ei tea, kas sulle maitseb Coca-Cola või ei maitse Coca-Cola. Mulle tegelikult täitsa maitseb. Ma kogu aeg seda ei joo, aga kui ma kinos käin või McDonald'sis näiteks aega, siis mulle meeldib nagu Coca-Colat võtta, sest seal on midagi nagu ägedat. Ja ma ütlen, minu meelest see on tõenäoliselt üks kõige maitsvamaid jooke, mis kunagi on kujundatud. Ja tead, mis? Coca-Cola on olnud muutumatu oma sisult ligikaudu võib-olla 120 aastat. Lihtsalt kujutad, et keegi tuli välja nagu sellise geniaalse produktiga, et lõi lihtsalt mingi sellise joogi, mida ei ole vaja enam täiustada. See on nagu lähedal nagu täiuslikkusele. Ja tead, mis? Ülejäänud selle terve aeg Coca-Cola kompanii sisuliselt tegeleb sellega, kuidas seda jooki nagu turundada, kuidas seda jooki paremini nagu inimestele sisuliselt nagu müüa. Ja tead, mis? Kui mõtlen tagasi nagu evangeeliumile, Jeesusele, Kristusele, selle, mis tema tegi, siis tegelikult sisuliselt ta tegi kõige parema teo meie jaoks inimestele, mis ta sai üldse teha. Ta suri meie eest, ta tõusis üles surnust, ta valitseb kuningana. See on sisuliselt see sõnum, mis on olnud muutumatu, mitte lihtsalt 200 või 120 aastat, vaid 2000 aastat ja nii kaua veel edasi.
Ja see on meie ülesanne lihtsalt seda sama sõnumit mitte lihtsalt enda peas välja mõelda, vaid seda kõige paremini inimestele lihtsalt presenteerida, et nad teaks, milline võimalus tegelikult on elada meil koos Jeesuse Kristusega. Nii et see on meie koguduse ülesanne, anda endast parim, anda endast kõik, sest Jeesus väärib kõike selleks, et inimesed saaksid aru sellest sõnumist, kes on Jeesus ja mida ta tegelikult meie elus teha tahab ja teha võib, kui me laseme ta enda ellu. Järgmine väärtus, mida me usume 3D koguduses, on see, et igaüks võib muutuda. Igaüks. Ja see on selline ilus lause, mida öelda, ilus lause, mida uskuda. Inimesed mõtlevad muutust alla erinevaid asju. Meie 3D koguduses kujutleme muutusid kui väga positiivseid nähtused. Inimesed arenevad, teevad enda järgmisi samme, liiguvad elus edasi. Aga aeg-ajalt võib-olla inimesed vaatavad ka muutusid sellises negatiivses võtmes. Aga lõpuks pole vahet. See väärtus on mõlemad pidi tõde. Inimeste elud võivad muutuda positiivses võtmes, nad võivad muutuda ka negatiivses võtmes. Aga meie usume seda, et kui me oleme kuulnud sõnumit Jeesusest, seda evangeeliumi, siis ainuke variant, ainuke muutus, mis meie elus saab juhtuda, on see, et meil tegelikult ka liigume positiivses võtmes temale lähemale. Liigume tema suunas. Ja ma usun, et täna on samamoodi minu küsimus sulle, mis on sinu järgmine samm? Mis on see muutus, millest Jumal sinu ellu täna kõnetab, et sa pead enda elus midagi tegema? Või millal oli üldse viimane kord, kui sa enda elus muutusid? Et Jumal tegelikult ka ütles sulle midagi, mida sa pead radikaalselt enda elus teistmoodi kujundama. Ja tead mis, kui sa suudad seda mäletada, siis sa oled võib-olla nii, nagu mina aeg-ajalt nagu mõtlen. Mäletan, eelmisel pühapäeval ma olin 3D koguduses siis ja mõtlesin selle peale, et vau, et okei, ma olin selles järgmiste sammude keskkonda juures, ma mõtlesin, et millal mina ise käisin viimast korda järgmiste sammude keskkonnas. Ütlema, et okei, mul on astunud järgmine samm. Ja ma läksin sellel pühapäeval, sinna tundsin, et Jumal ütles, ma pean jagama mõne inimesega seda, mis tema minu elus tegi. Ma sain aru, et tegelikult see on loogiline järgmine samm minu jaoks, et ma jagan sellest muutusest, mis Jumal tahab mu elus teha. Ja ma arvan, see peaks olema iga nagu pühapäevane asi meie elus, kus me astume enda järgmise samm, iga päevane, iga hetk. Jumal tahab kogu aeg meie elus midagi ümber kujundada, muuta, tuua positiivseid muutusi meie ellu. Sellepärast, et kui me ei muutu, siis me ühel hetkel ütleme seda, et me oleme täiuslikud. Me ei pea muutuma, meil on kõik korras. Aga see on tegelikult vale. Ja kui me väga palju nagu rõhutame seda ja loome sellise kultuuri, kus mitte keegi ei jaga enda muutusi, mis mitte keegi nagu ei näita välja, ütleb, mul on vaja muutuda, ma muutun, siis ühel hetkel me ütleme, et muutused ei ole enam võimalikud ja nad ei ole enam vajalikud. Aga see ei ole tegelikult tõde. Aga kui me hakkame mõtlema muutuste peale, siis ühel hetkel võib juhtuda ka see olukord, kus me enam ei usu seda, et igaüks võib muutuda. Mäletan, kui sügisel tuli 3D koguduse või ütleme suve lõppu tuli 3D kogudusse üks sõber, keda võib-olla mõned teist mäletavad, Kristjan. Ja tead, tal oli üks selline väike probleem, nimelt see, et oli 7 aastat olnud narkosõltlane. Ja tead, minu jaoks oli see nagu selline nagu täielik proovikivi. Mul ei ole kannatlikkust liiga palju Jumala poolt antud ja see on see muutus, mida ma pidevalt nagu enda elus nagu vaatama, kas ma saaks rohkem nagu olla kannatlik. Ja siis ütleme nii, et ma üritasin seda Kristjanit aidata, ma üritasin teda nagu suunata õigele suunale, tee neid samme ja pane enda elus need asjad paika ja kõik loksub paika, ühesõnaga liigu Jeesusele lähemale ja siis ma jälle avastasin, et ta oli võib-olla kuskil teises suunas minema pannud ja siis ma ütlesin peast nagu kinni, mõtlesin, et kas ma tegelikult ka usun seda, et igaüks võib muutuda või see on lihtsalt mingi fraas ja ma usun, et osad inimesed võivad muutuda või tõesti igaüks. Ja tead mis? Natukene aega läks edasi ja tänasel päeval ta on olnud mõned kuud juba Lootuse külas, mis on loodud selline eraldi keskkond nende inimeste jaoks, kes on nagu sõltuvusest vaja, tahavad üle saada ja ta on olnud vaba juba mitmeid kuid narkosõltuvusest, ja ta oli aastaid selles. Jällegi nagu Jumal ilmutab mulle seda, et tegelikult ka, Jakob, igaüks võib muutuda, iga inimene, absoluutselt iga inimene võib muutuda, aga vahetevahel veelgi raskem uskuda seda, et mõned inimesed, kelle võib-olla jaoks sa üldse ei oska ettegi kujutada muutust, on uskuda seda, et kas ma ise ka võin muutuda. Kas tõesti minu nagu väljakutsed, minu probleemid, mis mul on ja ma tean need nii hästi, mul on lihtsalt aastad võib-olla nendega tegelenud, kas ma usun, et ka mina võin muutuda. Ja mina aeg-ajalt mõtlen seda, kui ma jälle vihastun kellegi peale ja mõtlen, et Jumal, et ma just mõtlesin, et äkki ma nagu saan üle sellest vihastumisest ja suudan nagu ennast mitte välja elada, aga ikka ma ei suutnud, et kas ma suudan üldse muutuda või mingisugused muud enesedistsipliini probleemid, kus ma olen loonud endal ideaalse kujutelma ja järsku ma jälle avastan ennast, et jälle ma panin pange, nagu jälle ma ei suutnud olla täiuslik. See paneb meid vahetevahel küsima, kas me tegelikult ka suudame muutuda, kas tegelikult ka nagu on mul lootust.
tead mis, ma usun, et kui me paneme enda fookuse Jeesuse peale, siis meil võib olla lootust. Sellepärast, et kui me loeme piiblit, siis piibel ütleb selliselt. 2. Korintlaste 5. peatükis 17. salmis. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Ja tegelikult, kui me oleme pannud enda elu, enda lootusi Jeesuse Kristuse peale, siis täpselt nii peakski meie elus olema. Tegelikult meie mõttemaailm vähemalt on uueks tehtud ja see ei tähenda seda, et me oleme alati täiuslikud, me ei tee enam vigu, see ei tähenda seda, aga see tähendab seda, et meie perspektiiv on muutunud ja meie tahe on muutunud ja lõppude lõpuks see väljendub ka selles viljas, mida meie elu toodab. Aga tead, mis ma olen avastanud selle kõige juures, on see, et kuigi igaüks võib muutuda, siis igaüks ei vali muutuda. Ja see on tegelikult lõppude lõpuks meie enda küsimus, kas me otsustame muutuda või ei otsusta. Kui ma olin 5. klassis, siis ühel hetkel tuli meie kooli erinevad break-tantsijad ja see tundus ülilahe asi nagu. See kõige ägedam asi, mida me üldse kunagi näinud olime. Poistega vaatasime, kuidas mingid mehed tegid mingid ulmetrikke ja ma olen ainult kuskil MTV nagu muusikavideotest näinud neid ja mis juhtus oli see, et järgmisel vahetunnil, kui need tüübid olid ära käinud, teinud erinevad break-tantsu nippe, siis kõik klassipoisid, kõik, kes olid, üritasid kuskil koridori peal nagu jäljendada neid mehi, jäljendada neid samu tantsid, kes olid just käinud. Aga teate mis? Mitte keegi meie klassist ei saanud break-tantsijaks. Ja teate miks? Sellepärast, et ühel hetkel kõik me igatsesime neid võimsaid muutusi enda ellu, et kus me oskame teha mingeid liigutusi, aga me keegi igatsenud neid väljakutsuvaid muudatusi ellu viia, kus me oleks pidanud tunde ja tunde, päevi ja aastaid harjutama mingisuguseid asju. Ja see on see põhjus, miks inimest vahel otsustavad mitte enda elus muudatusi nagu enda ellu sisse viia, sest need on äärmiselt keerulised, need on rasked, need on väljakutsuvad. Aga see on lõpuks meie enda otsus, kas me otsustame seda teha või mitte. Ja seal samas 2. Korintlase kirja 4. peatükis ütleb siis piibel selliselt, et sellepärast me ei tüdi nendest muutustest, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt. Ja tegelikult, kui me järgneme enda elus Jeesusele, siis me oleme valmis ka uuenema iga päev, kui Jumal vähegi seda ootab ja tahab meie elust. Viimane väärtus, mis 3D koguduses täna ma tahaksin presenteerida, on see, et iga samm väärib tähistamist. Iga samm väärib tähistamist. Ja see on äärmiselt oluline mõista, et ükskõik, kui on see väike samm, on see nagu mini samm või on see mingisugune suur samm, siis see on tähistamist väärt, see on meie nagu rõõmu väljaelamist väärt. Ja see on see, mida tegelikult Jumal teeb taevas. Kui ta näeb, et me astume temale lähemale, siis ta naeratab selle peale, ta tuleb rõõm peale, sellepärast et ta näeb, et me igatseme olla temaga koos. Ja ma arvan, meie koguduses samamoodi, kui me unustame ära ühel hetkel tähistamise, kui me unustame ära sellest, et kui oluline on iga samm, mida inimene astub Jeesuse poole, siis ühel hetkel kaob motivatsioon inimestel neid samme teha või see ei ole niivõrd lihtne, see läheb äärmiselt nagu keerukaks, raskeks. Ma ütlen seda, me ise otsustame, kui palju me tähistame ja mida koguduses. Ja kui me vaatame, et meie koguduse elus ei toimu nagu mingeid asju või me nagu pole mingisuguseid rõõmumomente, siis võib-olla on põhjus selles, et me lihtsalt ei tähista piisavalt palju. Sellepärast ma usun, et Jumal tegelikult, kui me vähegi kuulame teda ja on palju inimesi koguduses, kes üritavad aru saada, milliseid muutusi Jumal meie ellu tahab sisse viia, siis tegelikult päeva lõpuks ma usun, et me peaksime ka leidma neid põhjuseid, miks tähistada erinevaid asju, mida tähistada. Nii et see peaks olema üks selline hoiak, selline elustiil, mida me koguduses elame, et me tähistame, kui kellegi elus on muudetud, siis me lihtsalt nagu plaksutame selle peale ja kingime kingitusi ja lihtsalt, ma ei tea, kallistame ja nagu elame välja nagu seda rõõmu, aga me lihtsalt täiega tähistame seda, mida iganes Jumal tegemas on. Ja see on selline elustiil, mida me võiksime tegelikult siis nii-öelda pidevalt enda elus välja elada. Aga sisuliselt siis ma tahaksin näidata teile tänase nagu selle idee nagu nende 4 DNA põhiväärtuse sellist loogikat, sellist elutsüklit, eluringi. Ja see eluring oleks siis sisuliselt järgmine. Selline on loogiline. Ei tegelikult. Kui me mõtleme selle peale, nagu mida me oleme täna rääkinud, siis esmalt tule nagu oled. Sisuliselt, mis räägib sellest, me peame iseennast avama. Ma avan iseennast, ma teen iseennast nagu lahti, ma teen enda elu avatuks, ma teen koguduse uksed lahti, ma avan iseennast.
järgmine asi, parim sõnum väärib parimat esitlust, ehk siis ma mõistan sõnumit, ma mõistan evangeeliumit. Mõistan. Mis juhtub siis, kui ma saan evangeeliumist aru, siis ma saan aru, et igaüks võib muutuda ja ma toon mingisuguse, ma muudan enda elus midagi. Ja mis järgmine on see, et iga samm väärib tähistamist, ma tähistan. Ja sisuliselt see peakski olema selline elutsükkel, mida me elame. Ma teen ennast avatuks, ma ütlen Jumal, siin ma olen, sa näed, milline ma olen, räägi minu sisse. Ja kui me võtame selle sõnumi, see presenteeritakse meile, me ise saame aru sellest, kes on Jeesus, me mõistame seda, siis Jumal alati näitab meile midagi, mida me enda elus peaksime muutma. Ja selle muutuse me lihtsalt tähistame seda, me oleme saanud seda teha ja see ongi selline elutsükkel, mida me saamegi elada. Me avame ennast, me mõistame, me muudame ja me tähistame. Ja see on see, mida 3D koguduses ma loodan, et me välja elame. Ja praegusel hetkel ma tahaksingi küsida sinult, mis on see, kui sa teed enda südame, kui sa täna avad enda südame, mis on see asi, mida Jumal sulle mõista annab, et sa iseenda elus peaksid muutma ja mida me saaksime täna üheskoos tähistada. Ehk siis kuule hoolega, see on kõige olulisem asi üldse täna küsida iseendalt. Kui sa teed enda südame lahti, kui sa avad täna enda südame, mis on see asi, mida Jumal sulle täna mõista annab, et sa iseenda elus muudaksid, mida me saaksime üheskoos tähistada. Ja kui sa leiad vastuse sellele küsimusele, siis ma arvan, et tänane see kõne või jutlus on kokku läinud, korda läinud. Nii et praegusel hetkel ma annaksin üle campus pastoritele siis võimaluse teha teile väljakutse, nii et aitäh 3D kogudus.